sinu jaoks tuleb MM-sari kätte isegi 4 aastat varem. Kõik kuidagi on toimunud väga kiiresti. Hakkasin temaga garaažis kaasas käima ja ta õpetas mind autoga sõitma ja kuidagi vaikselt hakkasin ka mingid jäärodu sõitma, väiksemaid võistlusi. Tegelikult iseenesest väga lahe, et nii palju asju teinud. Maadluses olid vabamaadleja või Kreeka-Rooma maadleja? Kreeka-Rooma. Kui ma rahvarallise veel sõitsin 9-10-aastaselt, siis tegelikult ma kartsin isegi kiirust. Ehk sa oled Toyota noorte programmi sõitja. Jah, selles mõttes rahamuresi enam tekkida ei tohiks. Seleta tavainimesele ära, mis see üldse tähendab. See on esimene välismaalane, ütleme siis, see on siiamaani olnud programmis, on ainult nagu jaapanlaste pärusmaa olnud. Mina lihtsalt istusin autosse, panin traksid kinni ja sõitsin niimoodi, kuidas ma oskasin. Mis moodi see kõne välja nägi? Kes sulle helistas? Mulle helistas üks Toyota koordinaator, kui ma ei eksi. Et mingit taimu mul sellest ei olnud, ja olin üsna suurtes raskustes. Et see auto oli üsna lapse kingades veel. Tere kõik Betsafe spordipodcasti vaatajad. Kord kuus on meil tore vestelda ühe Eesti sportlasega ja teeme seda ka täna. Ajal, kui suur osa Eestimaa spordifännidest on leinas ja mustas masenduses, sest nende suur iidol Ott Tänak on tegemas pausi või lõpetamas autoralli MM-sarjas, siis minu kõrval on täna mees, kes kindlasti ei ole leinas, ei ole mustas masenduses. Tema jaoks kõik alles algab. Noor rallisõitja Jaspar Vaher, tere! Tere, tere! No, kuidas sa võtsid vastu uudise, et Ott Tänak ei sõida järgmisel aastal kogu hooaega kaasa ja hakkab vaikselt nii-öelda asju kokku pakkima? Ma arvan, et nagu kõigile eestlastele, siis see oli mingis mõttes ikkagist šokk, aga ei, eks see on iseenesest mõistetav, et eks seda on juba päris pikalt tehtud ka ja tahab aega pühendada mingitele muudele asjadele ka elus, et ei väga austan selles mõttes tema otsust. Kas sa oled kindlasti nagu oma teiste noorte rallikolleegidega arutanud ka, et kas see ikkagi on selline nii-öelda lõplik minemine või äkki ta ikkagi ülejärgmisel aastal tuleb ja paneb täiskalendriga terve hooaja kaasa? Kas selline asi käib ka su sõprade ja sinu peast läbi? Ja kindlasti käib, et ütleme nii, see teade oli täpselt selline, et midagi kindlalt ta veel päris ei öelnud, et eks seda tulevik näitab, et ma arvan, et ta päris lõpetanud veel ei ole. No ma igal juhul hoian pöialt juba kas selle pärast, et te saaksite omavahel kas või äkki kuskil võidu sõita ja see oleks ikkagi asi, mida vaadata ja võrrelda. Jah, eks unistama peab suurelt, äkki on võimalus. Unistama peab suurelt. Ott Tänak alustas MM-sarjast sõitmist, no ütleme sellise jämedalt 22-aastaselt. Tänaseks on ta 37-aastane, teinud pika karjääri, tulnud maailma meistriks. Sinu jaoks tuleb MM-sari kätte isegi 4 aastat varem. Kõik kuidagi on toimunud väga kiiresti. Nii võib öelda küll, et sai alustatud päris varajases eas juba ja ütleme nii, see areng on toimunud üpriski kiiresti, et loomulikult nüüd see viimane uudis on sellele kõvasti kaasa aidanud, et miks see areng nagu nii suur siis on, aga jah, pigem ikkagist keskmisest varasem. Ja, aga ennem kui läheme selle viimase uudise juurde, mis siis tähendab seda, et sa sõidad järgmisel aastal Toyota noorte programmis. Ikkagi teeme sind selles mõttes natuke rohkem tuttavaks ka inimestele. Sa oled täna 18-aastane, 2007. aasta poiss ja põhimõtteliselt olid 2-aastane, kui me ikkagi toome selle Oti võrdluse, kui Ott alustas oma MM-sarjas sõitmist. Kuidas sa ralli juurde? Mis su esimene elumälestus üldse rallist on? Kõige esimene mälestus rallist? Ma arvan, et esimene mälestus on seoses isaga, et kuna isa oli rallispordiga seotud, siis ma arvan, et üks esimesi mälestusi oli Rally Estoniast, ma arvan, võis olla äkki aasta 2010, 11, 12, midagi sellist, ma arvan, et need on esimesed mälestused. Ehk et see ralli iseenesest, kui ta hakkas toimuma, mida Urmo Aava ja kõik hakkasid korraldama, see sinu jaoks oli ikkagi mingisugune nii-öelda päästik, et sulle tundus kohe, et see on äge asi? Ja, eks seal neid ajendeid on palju olnud, et jah, kuidagi läbi isa see pisik, ma arvan, tuli ja eks Rally Estonia kõik on siis süvendanud seda pisikut ja seda huvi selle spordi vastu. No isa süles me ilmselt oleme kõik sõitnud, kes mis aastatel, mis autodega. Sinu nii-öelda esimesed roolikeeramised olid ka isa süles? Arvatavasti küll jah, ega ma ise veel enam kõike ei mäleta ka, aga arvatavasti küll jah.
aga kui mingil hetkel õhtusöögilauas istusite perega ja siis tuli see otsus, et davai, et sõidame siis mingi ralli ka, kuidas see välja nägi? See kuidagi tuli väga, väga loomulikul teel, et isa siis hakkas tegelema uuesti siis rahvaspordiga, sõitma jääradu. Siis jäin kuidagi mina ka sinna vahele, et hakkasin tema garaažis kaasas käima ja ta õpetas mind autoga sõitma ja kuidagi vaikselt hakkasin ka mingeid jääradu sõitma, väiksemaid võistlusi ja nii ta kuidagi edasi läks, et siis hakkasin juba rahvarallidel osalema ja kuidagi väga selliselt nii-öelda vaikselt ta läks. See kiirus, mida ikkagi öeldakse sinu puhul, mis on nagu meeletu, et see oli sul kohe olemas, et see peab olema, see ei ole nii, et ma kuidagi nüüd hakkan kiireks, et sul oli vist ilmselt kuidagi kohe see tunnetus olemas. Seda peab rohkem, ma arvan, isalt küsima, et ega ma ise enam nii täpselt ei mäleta ka, kuidas asjad alguses olid. Kindlasti ei olnud kohe mingisugune imelaps, et eks see on kõva töö tulemus, ma arvan, mis tänaseks päevaks on, et kui ma nüüd meenutan, siis kui ma rahvarallis veel sõitsin 9-10-aastaselt, siis tegelikult ma kartsin isegi kiirust, et vahepeal läksid kiirused juba seal üle 120 kilomeetri tunnis ja ega siis ikkagist selles mõttes ma veel kartsin, et ei ma kohe alguses mingi ülimalt kiire ei olnud, aga jah, kui ma nagu kasvasin, arenesin, siis see kiirus tuli sellega kaasa. Isale julgesid öelda, et sa natukene kardad või ütlesid ainult emale? Ei, ma ütlesin ikkagist isale ka, et mäletan isegi vahepeal enne starti ütlesin isale, et ma natuke pelgan, et aga see oli täiesti selles mõttes aktsepteeritav sellel ajal, et see oli, tegime nii-öelda fun'i pärast seda, et see oli hobi selles mõttes siis. Tol hetkel, kui sa ütlesid isale umbes, et ma natukene pelgan, isa siin nii-öelda, mõni on ju ikkagi elab oma elamusi või oma nii-öelda saavutamata asju välja, siis isa su peale kurjaks ei saanud, et mida kuradit sa pelgad, et hakka nüüd vajutama. Ei kindlasti mitte, et pigem oli see meie jaoks hobi ja lihtsalt isa-poja aja veetmiseks nii-öelda väga hea viis, et ei ta kindlasti pahane mu peale ei olnud. Ja tõsisemaks läks asi millal? Ma arvan, et umbes 2020 aastal, kui ma sõitsin viimast hooaega rahvarallis ja siis juba otsisime võimalusi, et siis teha samm edasi, aga kuna vanus veel oli nii väike, et seda väga ei lubanud, siis sain võimaluse sõita VIP-autona Eesti meistrivõistlustel autorallis. Kuidagi siis ta läks nii-öelda professionaalsemaks see kõik. Siis tuli see MV4 klass, eks ole, et see on Eesti noortele ikka väga äge klass, et selline asi on Eesti meistrivõistlustel olemas. Sa oled vist kahekordne selle meister? Tol ajal, kui mina sõitsin, siis oli ta lihtsalt rahvaralli. Et nüüd jah, viimastel aastatel on tekkinud uuesti see noorteralli nii-öelda tagasi, kus saavad juba sõita nii-öelda päris meistrivõistluste raames siis, et jah, iseenesest see on väga äge asi. Mingit muud spordiala peale ralli? Lubate üldse teha või oled teinud või teed? Ei, olen teinud küll, et alustasin maadlusega. Maadlusega? Ja. Kadrinas? Kadrinas. Nii. Siis olen käinud ka korvpallis, olin Kadrina Karu. Tribuntsovi juures? Jah, Raivo Tribuntsov treenis mind ja tegelikult väiksest peale on mulle väga meeldinud suusatada. Et nüüd viimased paar aastat olen isegi suusatrennis käinud. Ehk põhimõtteliselt tavaline murdmaasuusk? Tavaline murdmaasuusatamine. Sa paned klassikat või sulle meeldib vabastiil? Rohkem ikkagist vabastiil, aga klassikat tuleb ka sõita. Aga millest selline nagu meeldib? Kuidas see nagu seotud? Tegelikult iseenesest väga lahe, et nii palju asju teinud. Maadluses olid vabamaadleja või Kreeka-Rooma maadleja? Kreeka-Rooma. Nii? Ma arvan, et see suusatamine tuli ka läbi vanemad, et vanemad tegelesid ka suusatamisega, tegid maratone, triatloni võistlusid, siis kuidagi läbi nende, et nemad vedasid mind kogu aeg kaasa sinna terviseradadele ja sealt see ka nii-öelda, kui nii võib öelda, siis pisik nagu tuli ja siiamaani on see väga suur huvi minu jaoks just see suusatamine. Tartu maraton on tehtud? Ei ole veel, aga plaan on. Plaan on minna? Täis pikale, eelmine aasta vist oli see vabastiili Tartu maraton ka, aga see oli poolik kuidagi vist. Ja nüüd saab ka vabastiili sõita, aga ei, mõte oleks ikkagi sõita täis pikk klassikamaraton ka. Kuidas see, kui palju see sinult aega nõuab või mis ütleme siis, küsime ära siin, suusamehed tahavad teada, mis su aasta või talvine kilometraaž on, et palju kokku saad? Eks ta ikka seal kindlasti alla 1000 selles mõttes, et... No 1000, see on päris suur number juba. See on juba päris suur number ka, jah, aga ei, kui ikkagist vaba aega on, et võistlusi ei ole, siis
suusatada saab päris isuga, et nädalas isegi vahest olen sõitnud seal circa isegi 100 kilomeetrit. Jah, oleneb kõik ajast selles mõttes, et palju aega on ja kõike, aga ei, ma arvan, et suusatada saab ka päris isuga. No ma arvan, et see põhi, mis sa saad suusatamisest, ei jookse kindlasti mitte mööda külge maha autorallis, et see on tegelikult ülimalt vajalik asi. Ei, kindlasti mitte, et üks asi on loomulikult see üldfüüsiline kõik nii-öelda lihasjõud, vastupidavus ning mina leian ka, et seal on väga suur nii-öelda koordinatsioon siis mängus, et see ka kindlasti autorallis mööda külge maha ei jookse. Täna oled isast juba kiirem suusarajal või isa veel jaksab? Ei isa väga enam ei jaksa. Ei jaksa, jah? Ei, pigem mitte, et vahepeal ikka käib suusatamas, aga ei, ma nüüd nagu ikkagist treenin, et ikkagist natuke ka võistelda, et see on natuke teine asi võrreldes sellega, mida tema teeb. Aga võistlema lähed sa veel, kus sa... Lääne-Virumaal on oma väike suusasari, mida korraldatakse ja eks neid nii-öelda mingeid võistlusi ikka on, et kus tahaks natuke ennast proovile ka panna, et iseenesest see võistlemine ka mulle nagu meeldib, et ennast proovile panna ja see on samamoodi on ka jooksmisega, et jooksuvõistlustel saab ka käia. No nimeta mõni, kus sa käinud oled? Rakvere ööjooksu olen jooksnud 3 korda vist isegi 10 kilomeetrit, et... Mis su 10 kilomeetri aeg on? Mitte eriti kiire, 44. No see on ikkagi tipp-top. No siuke rahvasportlase kohta on ta okei, ütleme nii, et jooksumees ma kõige kõvem ei ole, aga äkki suusa peale tuleb natuke paremini. Oti kohta ma ei tea, aga Martin Järveoja on teinud küll triatloni kaasa ja minu arust lubas ka täispikale omal ajal minna, aga ole veel näinud, et ühesõnaga Martiniga võiks te tegelikult ju siis nii-öelda suusarajal ennast joonele panna. Miks ka mitte? Kutsud välja? No... Kui vaba aega tekib meil mõlemal, siis miks ka mitte teha väike trenn koos. Sa juba räägid tegelikult erinevatest spordialadest ja autorallist ja nii edasi. Kui palju sa üldse nagu sportid telekast või oled sa läbi ja lõhki nagu spordivaataja, kui sa oled kossu mänginud, sa oled maadelnud, sa suusatad, eks, et... Ikka jälgin jah, et ütleme siis kõige rohkem laskesuusatamist ja murdmaasuusatamist, et loomulikult kui on ka tiitlivõistlused kergejõustikus või on siis korvpalli EM, jalgpall, et siis neid ka muidugi vaatan, aga jah, kõige rohkem siis murdmaasuusatamine ja laskesuusatamine. Kossukoondist vaatamas Riias koha peal ei käinud? Ei käinud. Nüüd sa oled teinud sellise sammu oma karjääris, kui me nüüd jõuame selle sammu juurde, ehk sa oled Toyota noorteprogrammi sõitja. Seleta tavainimesele ära, mis see üldse tähendab. See on esimene välismaalane, ütleme siis, see on siiamaani olnud programm, mis on ainult nagu jaapanlaste pärusmaa olnud. Sinna on võetud Jaapani sõitjaid, noori, kes peab vastu, kes ei pea. Ja noh, ilmekaim näide on Takamoto Katsuta, eks. Nüüd sa oled esimene välismaalane, kes sinna kaasati. Kuidas see kõik välja nägi? Jah, suvel siis Toyota tegi sellise... nagu nimetati siis Worldwide Selectioni, et siis kutsuti kokku mõned kõige paremad sõitjad üle terve maailma. 5. Nii. Kutsuti kokku Soome ning siis olid testimised ja siis nende hulgast valiti üks, kes hakkab järgmisest aastast siis neid esindama Toyota noorteprogrammis. Oli sul nagu õrna aimu ka mingil hetkel, et selline asi tehakse? Ja kui palju sa sellest ette teada said? Mis moodi see kõne välja nägi? Kes sulle helistas? Mulle helistas üks Toyota koordinaator, kui ma ei eksi. Et mingit aimu mul sellest ei olnud, et selline asi võiks üldse tulla. Helistati. Sa ei arvanud, et petukõne on? Ei arvanud. Et kui ma eksis, oli äkki juuli lõpus. Pärast Rally Estoniat? Pärast Rally Estoniat. Kui sa olid Rally Estonial, olid Lauri Joona mehaanik Rally Estonia ajal, sa ei teadnud mitte midagi sellest? Ei teadnud. Nii? Helistati, öeldi, et nendel kuupäevadel selline asi toimub. Kas sa saad tulla? Jah. Ja nii ta läks. Ja see toimus kuupäevaliselt siis millal? Juuli lõpus helistati, see toimus kogu see test siis? See toimus augusti keskpaiku. Anti sulle ette mingisugune programm, mingi päevakava, mis see ette kujutab, et ma tean, et Latval on öelnud, et sa tegelikult oli, et sa olid ette valmistunud, et sa nagu tulid korralikult peale. Jah, mingisugune kondikava meile ette visati, et eks ise ka natuke eeldasin, et mis seal olla võib, aga eks
nagu tervikpildi sai ette loomulikult siis, kui sa sinna kohale jõudsid ja siis sa nagu nägid, mis sinuga tegema hakatakse, et ei midagi liiga erilist selles mõttes, aga jah, üsna selline visati lihtsalt külma vette, et otsest ettevalmistust mina ei teinud. Kes need ülejäänud 4 olid? Seda ma öelda ei tohi. Ei tohigi? Ei tohi. Olid nad ainult Euroopast või väljapoolt Euroopat ka? Üle terve maailma. Üle terve maailma. See sinu nii-öelda üleolek oli seal väidetavalt olnud ikkagi nagu mäekõrgune. Räägi, mis teiega siis tehti? 1 päev? Ei, see kokku kestis 5 päeva. Aha. Algas siis, oli väga selline tavaline tutvumine siis. Siis oli 3 päeva sõitmist ja viimane päev oli siis füüsilised katsed, et vastupidavustest jooksulindi peal ja siis mõned pointuvustestid, füüsilise jõutestid oma keharaskusega. No seal suusamehel ma arvan probleeme polnud. Ei, suuri probleeme ei olnud jah, suutsin ikkagist üsna rahuldavad tulemused enda jaoks ka teha. Mis oli võlunud ja mis tegelikult väga paljusid võlubki, kes rallit käivad raja ääres vaatamas ja võlus ka tegelikult Latvalat ja kogu seda Toyota tiimi ikkagi oli see sinu kohe kiire kohanemine ja nii-öelda see väga suur kiirus. Sa said Rally 2 autoga, see toimus Rally 2 autoga? Toimus Renault Rally 3 autoga ja ka Toyota Rally 2 autoga. Ehk et see nii-öelda kiire kohanemine ja see sama kiirus, et mille taha sa seal ikkagi paned? Sa istud Rally 2 autosse elus esimest korda põhimõtteliselt. Sa ju ei saanud kuskilt ennem proovida? Ei, minu jaoks täiesti esmakordne kogemus seal valikukäigus sõita ja ma ei oska öelda, et miks see kohanemine nii kiire on, et iseenesest see on väga hea omadus rallisõitja puhul. No ma arvan, et see on hea omadus, jah. Aga seda ma nagu öelda ei oska, et miks nii hea kohanemine, et mina lihtsalt istusin autosse, panin traksid kinni ja sõitsin niimoodi, kuidas ma oskasin, et see on selles mõttes ei mõelnud üldse, et lihtsalt panin gaasi. See oli põhimõtteliselt siis klassikaline mingi Soome MM-ralli kiiruskatse või oli see kuskil seal tehase juures ja kuidas see käis? Põhimõtteliselt küll, et olid erinevad testikatsed siis, mida sai sõita, et kokku kilometraažilt mitte väga palju, et pakun seal circa 50 kilomeetrit, ma arvan, sai nende päevade jooksul kokku nagu sõita. Said sa siis nii-öelda konkurentidega aegu võrrelda ka, kui pika kalendriga panid, seda tohid võrrelda? Ei võrdle, et mind ei huvitanud isegi ausalt öeldes sellel ajal see, et ma lihtsalt tegin oma asja, et ei keskendunud teiste asjadele. Tulemus öeldi sulle kohe 5. päeva lõpus, jah? Me valisime sinu või kuidas see välja nägi? Ei, tulemus siis avalikustati või mitte avalikustatud, vaid anti teada circa nädal aega hiljem. Ehk et sa pidid tegelikult olema siis kuskil augusti lõpust kuni nüüd Jaapani rallini ikkagi suhteliselt vait ka. Et sa ju ei tohtud avalikult seda teha, see Jaapani rallile avalikustati, et sina oled siis see noorteprogrammi üks liige. Ise sa teadsid seda juba 2-3 kuud? Jah, selles mõttes ma ise teadsin seda, aga minu jaoks saladusena hoida ei olnud väga suur probleem. Sa käisid seal enda kaardilugeja või kuidas see käis? Ja enda kaardilugeja. Sander või kes? Raiduga. Kellega sa sõitma hakkad uuel aastal? Rait Janseniga. Ehk siis selle noore endast paar aastat vanema 22-aastase Rait Janseniga. Just. Ralli on kogemuste ala, olen ma kuulnud. Ise tegid selle valiku või miks see nii on? Ise tegin valiku jah, et kuidagi sisetunne ütles niimoodi, et miks mitte proovida, et kuna järgmine hooaeg on niikuinii treeninghooaeg nii-öelda siis, et ei ole nii suure kaaluga, siis võiks proovida, et kuna Eestis on kaardilugejaid niigi vähe ja mina näen Raidus suurt potentsiaali ja klapp meie vahel on hea, siis miks mitte proovida? Kui sa oled kõrvalt vaadanud, ütleme, Ott maailmameistriks ei tulnud oma nii-öelda esimese valikuga, kui palju erinevaid kaardilugejad tegelikult on Robert Virvese kõrvalt läbi käinud. Ja seal on olnud ikkagi tegelikult ju tõesti kaardilugeja roll ei ole üldse väike. Siis mis suhe sul nagu Raiduga on, et siis nagu põhimõtteliselt nagu sõbrad, aga kas selline töö saab olla kohe nii-öelda alguses rajatud sõbrasuhetele? No meie sõprus sai alguse ikkagist läbi meie koostöö, ütleks ma nii, et me olime küll samas sõprusgrupis siis,
aga me omavahel väga palju rääkinud ei olnud, et siis ma arvan, et see sõprus on jah läbi ikkagist meie koostöö kasvanud, et jah, ma ei oska öelda, kui hea iseenesest see on, et väga head sõbrad ja siis tehakse tööd ka koos, et see võib mingitel hetkedel võib olla natuke keeruliseks saada, aga eks seda on siis järgmine aasta näha, et loodetavasti mingeid suuri probleeme meil ei teki. Tiim ei pakkunud sulle, ütleb, kuule vaata, meil on niisugune värk, et Kalle Roomantpere lõpetab, et Jonne Haldunen on täitsa vaba. Sellist juttu teil ei olnud või pakkus midagi? Iseenesest oli Toyota poolt ka mõned alternatiivid. Nimeliselt ka öeldi, kes? Ei, nimeliselt ei öeldud, aga nende poolt oli siis selge see, et oleks siis nii-öelda ingliskeelne siis kaardilugeja, et hetkel mul seda soovi ei olnud seda nii-öelda lüket siis teha, et otsustasin ikkagist selle kasuks, et proovida eestikeelse kaardilugeja. Ja see mingit survet tegelikult ei olnud, et sa ei tohi võtta, et 2 noort poissi lähevad nüüd autosse ja hakkavad seal nii-öelda maailma avastama, et seda survet ei olnud, öeldi davai. Sinu otsus, sina teed selle? Ei, survet ei olnud jah selles mõttes, et iseenesest minu vaba valik. Juho Hänninen, mis tema roll sinu karjääris nüüd edaspidi on? Tema on siis nii-öelda treener või mentor või kuidas seda nimetada võib, et tema siis on testipäevadel rallidel kohal ja annab tagasisidet, üritab sinuga siis kaasa mõelda, ja sind aidata nii palju, kui on võimalik. Testipäevi tuleb kui palju, milline see kalender sul on? Sul oli see aasta vist oma elu lühikese rallikarjääri kõige tihedam kalender üldse, 12 starti ühel hooajal. Aga järgmine aasta on see number kui suur, kas kalender on paigas põhimõtteliselt? Selline draft on jah olemas, aga ütleme nii, võib-olla kõiki etappe ma praegu öelda ei saa. Aga mõned, mida sa saad öelda? No alustame Soome meistrivõistlustega talvel. Arctic ja seal olid ka mõned veel Soome meistrikate etapid, et ja see on siis Rally 2 autoga? Rally 2 autoga. Nii? Et testipäevi, kui palju tuleb hetkel prognoosida päris ei oska, et iseenesest põhirõhk on jah ikkagist testimisel, et rallisi mitte nii palju ja rallid on siis ka pigem väiksema kaliibriga, et mõned muidugi ka suuremad võistlused, aga ikkagist põhirõhk on treenimisel siis. Aga MM-ile peale lastakse MM-etapile kuskile või mitte? Justkui nagu läbi käid, et ikkagi kuskil oled? Ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis jah. Rally Estonia? Jah, nii on plaanitud siis, aga see kõik selgub jooksvalt, et kuidas areng ja kuidas kõik toimub. Iseenesest kuskilt mul jäi silma, et Jari-Mati Latval nagu ütles, et tegelikult peaksid saatma nii-öelda Soomest ja Eestist kaugemale. Et need teed, need kiired teed, et sa tead, mida siin oodata, et neid sa juba nagu selles mõttes tunned paremini, et sa peaks saama oma tuleristsed kuskil kaugemale. Ma arvan, et ta pidas siis silmas, ma ei tea, mingit Kreekat, Sardiiniat, midagi sellist äkki või? Ja eks selline see plaan ongi, et praegu alustaks siis ütleme minu jaoks lihtsamal pinnasel, lihtsamatel rallidel ja siis liiguks edasi sellistele rallidele, kus ma väga käinud ei ole ja arendada neid külgi täpselt samamoodi ja ütleme nii, see kava nagu näeb niimoodi jah, et alustada lihtsamalt, siis liikuda nagu aina raskemaks. Kui see kõned oli, et kuule Jaspar, et sind on valitud, ma ikkagi tahaks teada, mis see emotsioon oli, sest me teame, et tegelikult oli sul see aasta ka finantsiliselt ikkagi kaunis raske, et see on nagu meeletu asi kokku panna, mingi ralli hooaeg, täitsa tundmatu Kadrina poisina, eks ole, see on meeletu panus. Ja siis tuli selline kõne, kuule ta ole testima ja siis tuli see kõne, sind on valitud. No kirjelda siis, mis emotsioon oli? Ütleme nii, selline ei jõudnud päris kohale vist alguses, et helistati öeldi, et oled valitud, aga loomulikult oli sellises rõõmus tunne, aga ma ei osanud nagu sellest midagi oodata, et mis siis nüüd edasi nagu saab, et tol ajal muidugi sain selle kõne, siis pärast seda keskendusin enda asjade lõike edasi, et hooaeg oli selles mõttes veel poolik ja keskendusin oma asjadele edasi, aga jah, pigem see jõudis kohale siis võib-olla mõni nädal hiljem, et
mis tegelikult see siis endaga kaasa toob. Kas motivatsiooni sõita siis Lanciaga hooaja lõpp ära, sul ikkagi oli pärast seda veel paar etappi sõita, on ju? Jah, üks ralli tegelikult, jah. Et see nagu kuidagi ei kärpinud, et? Ei, minu fookus oli ikkagist selle käimasoleva hooaja peal ja ma olin ikkagist rallidel, et selleks, et võita ja kiiresti sõita, mitte niisama käia seal kogemusi, et panin gaasi ikka samamoodi edasi. Sa olid eelmine aasta siis sellises Itaalia rallitiimis nagu Munaretto ja kuidas siis tiim selle uudise vastu võttis, et nende poiss läheb nüüd minema? Tiim sai sellest teada ka, ma arvan, pigem hilja, et siis kui see ametlik uudis tuli, et ma arvan, et neil oli sama... Sa tohtid isegi tegelikult öelda oma tiimile, kus sa sõidad, et kuule, et see on niisugune lugu, et kõik? Tegelikult ei tohtinud jah, et nemad said ka sellest hiljem teada, aga ei, neil oli ka hea meel iseenesest, et kuna nad ikkagist üritasid ka panustada just minu arengusse, et mitte teha minust nende tiimi sõitjad puhtalt, vaid ikkagist aidata mind edasi ja loomulikult neil oli hea meel. Minusportlane.ee lehel suured tänud loomulikult kõigile, kes tänavusel aastal Jasparile õla alla panid ja umbes 12 000 eurot sinu puuduolevast 40 000 ikkagi koguti, et ei ole väga liiga palju, aga midagi ikkagi koguti. Aga kas nüüd on rahamured, kui sellised just nii-öelda hooaja eelarve osas, neid enam pole? Põhimõtteliselt küll, et eks loomulikult mõningad isiklikud kulud tekivad, aga see on normaalne, ma arvan, et jah, selles mõttes rahamuresi enam tekkida ei tohiks. Kui pikk see leping sul nüüd on selle järelkasvu tiimiga? See on, hetkel on siis 1 aasta. 1 aasta? 1 aasta ja siis selle pealt vaadatakse edasi, et kuidas areng toimub ja kõik, et kas liigutakse edasi. See on paganama lühikene aeg tegelikult. 1 hooaeg, et selle järgmise aasta jooksul siis tuleb ennast kõige paremast küljest näidata ja loota parimat. Kui sa vaatasid lõppu, sa ütlesid, Soome meistrivõistlustel läheb kihutamiseks. Eelmine aasta tegi Patrik Enok Soome meistrivõistlustel päris ägedat asja. Kui palju te omavahel, noored Eesti rallimehed, kes te kõik olete, suhtlete ja nii-öelda infot jagate ja selline jutt käib? Üpris palju, ma arvan, et see noored sõitjad, kes siin praegu on, siis ma arvan, me kõik saame üksteisega päris hästi läbi. Et räägime üksteisega, jagame mingeid kogemusi, mingeid muljeid, et ikka ma arvan, et me saame väga, väga okeilt läbi. Enok on järgmine aasta Soomes ka peal? Seda mina ei tea. Sa ei tea seda? Ei tea. Pole küsinud? Ei ole. Aga oleks ju vahva. Eesti mehed paugutavad Soomes rallisid. Miks mitte? Et kindlasti oleks väga selline hea justkui nagu mõõdupuu, et kellega võrrelda ja kindlasti ma arvan, oleks päris äge. Mille peale sa paned tegelikult ikkagi hetkel selle meeletu Eesti noorte rallisõitjate nagu hea seisu, võtame Roometi, võtame Patriku, Joosep Ralf Nõgene tegi Saaremaa ralli võiduga ikkagi, ma usun, tegi enda jaoks tegi ikkagi väga palju selgeks, et ta ikkagi suudab ka sõita rallit, et ma arvan, et tal vahepeal juba oli selline kahtlus, et ta äkki ei suuda. Siin Robert Virvesest ärme räägi, et neid nimesid nagu on. Miks see seis on praegu hetkel nii hea, nagu ta on? Võib-olla üheks ajendiks on siis Oti suur edulugu, et see loomulikult ajab ka teisi noori nii-öelda, annab neile motivatsiooni juurde, näitab, milleks on eestlane võimeline. Et kindlasti ma arvan, see üheks suureks põhjuseks siis. Ja ma arvan üleüldse, et eestlased on selles mõttes väga andekad loomulikult, aga ma arvan ka see töötahe ja töövõime ja kõik see on nagu väga suur. Et kindlasti on see väga, väga oluline just tippspordis. Rallisõit ei koosne loomulikult ainult kiiresti sõitmisest, et mida rohkem sa nii-öelda jagad seda tehnika pauku ka, seda lihtsam sul tegelikult on. Nagu ma mainisin korra, siis sa olid Lauri Joone juures mehaanikuks Rally Estonia ajal, ehk siis ühe soomlasele läksid nii-öelda appi ja sellest ma järeldan, et tegelikult see nii-öelda ralli auto tundmine kui selline ei ole sulle 18-aastasele noormehele ka üldse mitte võõras asi.
jah, niivõrd kuivõrd, et kindlasti ralliautode juures ma olen juba üsna osav või tean üsna palju. Et kindlasti alati saab rohkem teada, aga põhilised asjad, mida peaks teadma, mis on vajalikud, neid ma ikkagist tean ja juba oskan teha, et jah, eks see on, nagu ma enne mainisin, siis väiksest peale olen ma isaga koos seal garaažis olnud ja eks ma olen üht-teist kõrvalt näinud. See aitas sind teel sinna Toyota lepinguni ilmselt ka ikkagi? Võib-olla tõesti, et jah, selles mõttes nemad olid sellest teadlikud, et ma olen ka mehaanikuna töötanud selles Munaretto tiimis siis ja samuti ka Redcray tiimis, et jah, võib-olla see ka oli natuke kallutas seda kaalukaussi minu poole. Oli see selles mõttes, arvad sa, et see oli nii-öelda puhas aus võitlus, et keegi kuskilt Eestist ei sosistanud, et kuule, et aitame nüüd seda poissi, et ei, ma seda ei tahaks uskuda. Seda ma väga ei usu. Kui te omavahel noored mehed kõik suhtlete ja räägite ja arutate, siis kui palju teie Otiga suhtlete, kas selline asi üldse on olemas või mitte? Kas Ott käib vahel noortel nii-öelda päid katsumas ka? Minul Otiga isiklikku sellist suhtlust ei ole. Loomulikult ma olen mõned korrad temaga rääkinud, aga ei sellist suhtlust otseselt ei ole, et ma tean, ma arvan, mõnedel teistel sõitjatel kindlasti on, aga minul ei ole. Sooviksid sa, et ikkagi maailmameister tuleks ja annaks mõned näpunäited või sa pigem ikkagi tahad oma teed käia? Ma arvan, et kui mul on tema abi vaja, siis kindlasti ma ka saan seda, et hetkel nii suurt vajadust selle järgi ei ole olnud järelikult, aga kindlasti jah, mingi hetk on temaga see knowledge siis väga vajalik. Tuleme ikkagi selle aastase lepingu juurde. Sul hakkab hooaeg peale talvel juba talverallidega. Samal ajal sa käid Kadrina keskkoolis 12. klassis. Minu andmetel 12. klassi lõpus on kõvad lõpueksamid. Kuidas see asi kõik kokku pannakse? Eks see veel selgub, et kuidas täpselt kokku pannakse, et kindlasti see tihe võistlusgraafik asja lihtsamaks ei tee. Aga ei õnneks sinna veel natuke aega, et siis jõuab mingeid võimalusi välja mõelda, et küll need eksamid ka tehtud saab. Täna sa oled koolis õpilane milline? Ma arvan, et üsna rahulik ja selles mõttes kohusutundlik, ma arvan, et üritan ikkagist asjadega järje peal olla ja hinded on ka täitsa okeid. Lähed kuldmedali peale? Ei, kuldmedal, see jääb natuke kaugeks, aga ei, täitsa hinded iseenesest ei saa kurt. See haridustee jääb nüüd rallisõidu tõttu katki või tegelikult on sul mingi plaan ka juba nii-öelda ülikooli jaoks, et mis asi see võiks olla, mis sind nagu sütitakse ülikoolis? Ma ei kujuta ette, et kindlasti tehnika on üks, mis on terve elu minuga kaasas käinud ja see on asi, mis pakuks huvi, aga on ka mingid teistsugused mõtted olnud, et kuna sport, siis võib-olla kehakultuur sinna poole vaadata, aga ma täpselt veel ei oska vastata sellele. Ma ei tea, Georg Linnamäe hakkab varsti 30 saama vist, et lõpetab praegu kuskil ülikooli, et saab ka nii üsna hilises eas. Ja ei, seda küll jah, et võib-olla siis tuleb vaadata nii-öelda tulemuste ja kõige arengu pealt, et mida oleks mõistlik edasi teha, et kui ma ikkagist näen potentsiaali endas olemaks siis hea rallisõitja, siis võib-olla praegu keskenduda sellele rohkem ja mingi hetk, kui tekib rohkem vaba aega, siis minna ülikooli. Eelmise hooaja me mainisime 12 ralli etappi, mis on sinu karjääri jooksul ilmselt kõige tihedam hooaeg üldse. Et sa pole varem ühel hooajal nii palju sõitnud ja mitte ühtegi etappi Eestis, et kõik piiri taga. Ja kuidagi nagu minu jaoks ikkagi huvitav, et kruusarallid läksid ikkagi aia taha ja paremad tulemused tulid nagu asfaldi peal. Kuidas see nii läks? Ma arvan, et selle põhjustajaks võis olla see auto, millega me sõitsime. Lancia tuli välja siis uue autoga ja sina said seda kohe sõita? Jah, et mina sõitsin sellega ja olin üsna suurtes raskustes. Et
et see auto oli üsna lapsekingades veel, ütleksin mina, ja arendustööd kruusa peal sellega tehtud praktiliselt ei olnudki. Et kui siis ainult väga selline raske aeglane kruus, mis Itaalias on, aga see, mille peal meie peame sõitma, siis see oli natuke teistsugune, et mina sellele autole väga pihta ei saanud. Et õnneks küll olid mõned head inimesed, kes mind natuke aitasid, tehti vedrustust ringi just selle Poola etapi jaoks, et siis seal suutsin juba natuke rohkem konkurentsis olla, aga ikkagist oli raske võrreldes sellega, mis on varasemad aastad olnud Fordiga, siis on keeruline neid võrdlusesse nagu panna. Aga seletab kuidagi tavainimesele, et no mis seal siis nagu puudu jäi, et pealt näha tullakse välja, mis seal siis puudu jäi, miks ta ei sõitud kruusa peal? Vedrustuse pool on natuke mitte piisavalt palju arendatud, et auto oli selline üsna lodev, üsna pehme ja siis jäi puudu sellisest konkreetsusest natuke, et ja samal ajal, kui minna natuke jäigemaks, siis autol kaob pidamine ära, et mina ei leidnud väga... Balanssi ei leidnud, mingit kompromisse seal üritasime leida, aga ei midagi ei töötanud ja siis lõpuks ei jäänudki midagi muud üle, kui need amordid siis ringi teha. Et siis see natuke juba aitas, aga siiski nii piiri peal sõitnud, kui Poolas sõitsin, siis ei ole vist mitte kunagi. Aga ometi, Lancia tuleb nüüd ju välja Rally 2 autoga juba. Ja ma saan aru, et järjekord on ukse taga, et seal ikkagi kümneid ja kümneid tellimusi on juba tehtud. Ja, see on itaallastele auasi Lancia, et see bränd, see nimi on nii kõva, et itaallased tahavad selle autoga sõita. Ja ma ka isiklikult arvan, et see Rally 2 auto on, ma arvan, paremini arendatud kui see Rally 4 auto. Tead sa sellest rohkem, et kuidas see töö kõik käis? Me mäletame, kui siin Toyota tuli välja, siis Toyota ütles, et ostis kõik Rally 2 autot kokku ja võttis parimad asjad ja tegi oma auto. Mina seda ei tea, kuidas seda autot arendati, aga kindlasti põhjaks on võetud see Citroen C3 Rally 2, et need on kuna põhimõtteliselt samast tehasest siis tulevad, et siis ma arvan, et on üpriski sarnane sellega. Aga see Rally 4 tehti mille peale? Rally 4 oli ka siis Stellantis auto, väga sarnane Peugeot ja Opeliga, et muidugi mingid nüansid on teistsugused ja võib-olla amordid ja midagi sellist, aga üldpilt on jah, tal nagu sarnane. Nii et sa ikkagi tegelikult ütled, et kes tahab, et siis võiks ikkagi selle Lancia Rally 2 auto osta küll, et täitsa ralli auto moodi või? Ma arvan, et asfaldi peal on ta kindlasti väga konkurentsivõimeline. Kruusa peal ma ei oska öelda, aga ma arvan, et kui sinna pannakse kõvad sõitjad arendama seda autot, siis miks ka mitte, see võiks olla täiesti konkurentsivõimeline auto. Asfaldi peal sõitmisest rääkides, kas ei ole kuidagi nii, et tänapäeval teisugused mehed vanasti olid väga selgelt, see on asfaldimees, see ei ole ja see on kruusamees ja võib-olla Ott oli üldse üks esimesi, kes murdis seda müüti, et igal pool on võimalik sõita. Ei pea olema nagu spetsiifiline mees asfaldil või spetsiifiline kruusal. Tänapäeval mulle tundub, et kõik juba saavad nagu igal pool hakkama. Miks see nii on? Et sa sõitsid ju asfaldil esimest korda, asfaldi seades kõik esimest korda. Ütle päriselt, kas seal on nagu see PlayStationi nupud taga või? Täitsa isegi võimalik, et mingi tõepõhi ma arvan sellel all on, et see arvutimängud see aitab. Aga ma arvan, et miks praegu kõik nii hübriidsed siis on või et miks kõik suudavad igal pool sõita, et ei ole muud valikut. Et kui sa tahad saada maailma tippu, siis sa pead olema igal pinnasel väga hea, et võib-olla kunagi siin 25 aastat tagasi siis oli võimalik, et kui sa oled asfaldil väga hea, siis sa saadki ainult asfaldirallisid sõita, aga enam sellist valikut ei ole, et sa pead igal pool kiiresti sõitma. Ei no aga see jogi, sa pead sõitma, kui sa ei oska sõita, aga kõik oskavad järsku. Kõik oskavad asfaldi peal sõita. Võib-olla nüüd on hakatud selle rohkem rõhku panema, et kunagi oligi lihtsalt, et valiti siis need meelisrallid, et kus ma tahan sõita ja kus ei taha, enam seda valikut ei ole, et pead igal pool sõitma, pead igal pool hakkama saama, et ma arvan, et see on võib-olla sellest, et ei ole muud valikut, et nüüd arendatakse rohkem siis mõlemat sõidustiili mõlemal pinnasel ja see, ma arvan, aitab kaasa sellele kõvasti. Pigem ikkagi, ütleme, asfalt on kruusameeste poolt vallutatud, aga mingid asjad kuskil on ikkagi, kui sa vaatad näiteks Johan Rosselli või ma võin mingid nimesid veel tuua, siis need megakiired kruusarallid, neid ikkagi
nagu ei õpigi ju. Jah, pigem jääb neil vajaka seal millestki, et millest täpselt seda ma ei tea, aga on ka Prantsusmaalt väga häid näiteid. No, oleme ausad, on. Tuleb ka sealt häid sõitjad, kes on ka kruusa peal väga head. Üks võib-olla saab nädalavahetusele 9. MM tiitli. Täitsa võimalik, et ei tea, millest neil puudu jääb, aga jah, pigem on kallutatud see sedapidi siis, et kruusasõitjad on nii-öelda ka asfaldi peal head, aga võib-olla kõik asfaldisõitjad nii head kruusa peal ei ole. Sa ise ilmselgelt naudid rohkem selliseid kiireid kruusarallisid kui selliseid tehnilisi nõkerdamisi. Veel kord, see sinu kiirus kohati on, see on ulmeline. Nii palju kui raja äärest on seda näha olnud ja neid võimalusi palju pole olnud, aga siiski. Kui ma korra küsin su käest, et mille peal sa selle kiiruse paned või selle paned, sul on tegelikult olnud ka ikkagi katkestamisi ja nii-öelda rajalt välja sõita. Mul on pilt silme ees Saaremaa rallil, kus su auto oli tagurpidi kuuse otsas. Oli see nii? Oli nii. Et kus see sul see piir on sõitmisel? Eks see piiri otsimine praegu käibki, et võib-olla praegu, millest mul puudu võib jääda, ongi see, et ma ei tea, kus mu piir on. Et võib-olla sõidan kogu aeg siis liiga seal piiri lähedal, võib-olla see minu jaoks tundub okei, mugav, aga see mingi hetk, kui natuke on kuskil liiga palju, siis hakkabki kohe juhtuma. Et see, mis Saaremaal juhtus siin 4 aastat tagasi, see oli puhas selline oskuste puudus võib-olla ja liiga hulljulge, et selle paneks võib-olla selle alla. Minu arust selle koha peal on ka pärast sind külje peal käidud ja esiotsa peal käidud. Ja... Seal on juhtunud veel jah, et ju siis on siuke salakaval koht. Aga sellised hetked, nagu see Saaremaa näiteks oli, kuidagi verest välja ei löö, ei tohigi lüüa tegelikult ju. Ei tohi lüüa jah, et see konkreetne Saaremaa, see verest välja ei löönud. Aga eks on mingisuguse hetki ikka olnud, kus on juhtunud midagi tõsisemat ja siis natuke ikka siuke ei ole päris kindel võib-olla kõiges, aga see enamasti on ka ikkagist sõiduga lahenenud. No ei taha seda puudutada, aga ise tõid selle teema siia praegu hetkel sisse, et su tiimis juhtus ikkagi fataalne õnnetus. Su tiimikaaslane lahkus. Kuidas sealt nagu välja tulek käis? See on, ma arvan, siuke ajaga, et kindlasti see oli ülimalt raske kogu tiimi jaoks ja väga selline sürreaalne, et ei kujuta nagu sellist asja tegelikult elu ilmaski ette. Et eks ta loomulikult ajaga paranevad kõik haavad, aga lõpuks ikkagist mingi märk jääb kindlasti. Kaotasid sa ise, ma ei tea, mingi protsendi, mingisuguse tüki oma sõidust ka või oskad sa öelda, et tegelikult ikkagi mitte? Kui kiiver läheb pähe, siis kiiver läheb pähe. Pigem ikkagist mitte, et kui kiiver on peas, siis on mingi lüliti ja siis lööb põhimõtteliselt teised asjad kõik välja, et ma ei usu, et minu sõit, mis otseselt siis takistas. Oma karjääri ülesehituses, ma arvan, et sul olid hoopis teised plaanid tegelikult ju, et kuidas see kõik minema hakkab, eks, et nüüd on see aasta ja see tuleb maksimumi peale panna. Kas sul on nagu öeldud ka, mis sa tegema pead? Soome meistrivõistlustel sa sõidad ikkagi mingi eesmärgiga. Ma arvan, et seal ei ole ju võimalik, et lähme lihtsalt teeme midagi. Eesmärk on õppida võimalikult palju ja ma arvan, et põhiliseks märksõnaks on just areng, et kõike vaadatakse, ma arvan, arengu pealt, et tuleb selles mõttes areneda siis stabiilsuse mõttes kui ka kiiruse mõttes ja kõige sellise mõtlemise poolest ja kõike seda, et täpselt mina teiste peadesse ei tea, kes neid otsuseid langetavad ja siis hindavad minu arengut, et aga ma arvan, et selliseid kohalisi eesmärke võib-olla seada võib-olla aasta alguses kindlasti ei saa. Et eesmärk oleks ikkagist rallisid lõpuni saada ja saada ikkagist neid kilomeetreid just selle autoga, mida põhimõtteliselt ju ei ole. Kui raske on ühel 18-aastasel noormehel nagu jalgu maas hoida? Kadrina poisil Toyotaga leping, küll aastane, aga ikkagi Toyotaga leping.
klassivennad, klassiõed tahavad minna nädalavahetusel, ma ei tea, Rakvere peale pummeldama. Mis sa teed? Eks ma vahepeal saan ka sõpradega kokku ja veedame koos aega, aga jah, väga pidutseja ma ei ole. Sa hingelt ei ole või sa ikkagi tegelikult? Ei, ma ikkagist hingelt ei ole, et kuidagi ei meeldi, et oma sõprusgrupiga niisama koos aega veeta, midagi koos teha on äge ja ikkagist suur osa vabast ajast läheb treenimise peale, et suusatamine, jooksmine, kõik see. Aga kuidas see nagu autoralli mehed autoralli trenni teevad, et mismoodi see käib? Ma arvan, et igal koordinatsioonid mingid? Jah, kindlasti koordinatsiooniharjutused, selline üldvastupidavus, jõusaal ja võib-olla ka siis see legenditreening, mida saab ka metsas teha, aga ka see videote vaatamine siis, et sa vaatad teiste videoid, enda videoid, analüüsid. Kui palju sa vaatad? Viitsid sa vaadata? Oma videoid vaatan ikka päris palju ja mingid katseid ikkagist mitmeid kordi, et ja kindlasti ka pead alati analüüsima, et miks mingil konkreetsel katsel niimoodi läks, et mis puudu jäi ja nii edasi, et seda analüüsi oskus, see võime peab olema väga kõva, et puhtalt sa pead siis seda videot vaatama ja sa pead nagu aru saama, et kuhu see aeg siis kaob, et see on nagu ülioluline, ma arvan. Ja sa saad aru, kuhu aeg kaob? No eks ma üritan aru saada jah, et enamasti saan aru, aga vahepeal ka jääb selliseid tühjasi kohti, et... Aga ma küsin su käest, kuhu sul ikkagi aeg kaob siis? Mis sul nagu sõidu mõttes, kus sul aeg kaob? Tean, et mõned aastad tagasi oli mul probleem, et sellised poolkiired kurvid, aeglasemad kurvid läksin liiga rajult sisse ja siis pood selle auto sinna kinni ja siis on jälle aeg läinud, et kiiretel osadel ei ole probleeme olnud seni. Aga pigem on jah, minu puhul siis võib-olla ülepingutamine mõningatel hetkedel ning siis teed mingisuguse väikse näpuka mingi vea ja sinna see aeg jälle läheb. No aga ütleme, sellise koha peal, ma arvan siis Juho Hänninen näiteks täna on ideaalne nõuandja. Kindlasti. Eks? Aga kes sul siiamaani, kelle käest sa siiamaani küsinud oled, et no kuule? Isa ikka. Et isaga on neid... Sa kuulad isa ka või? Ikka kuulan jah, et koos me oleme seda asja nagu kogu põhimõtteliselt siis elu teinud, et... No kui ta pole kunagi nii kiiresti sõitnud, kui ina sõidad, ta ei oskagi öelda sulle, kus läheb, kuhu aeg kaob. Ta oli ka täitsa hea käega, et selles mõttes, et tema ei ole muidugi jah, selles mõttes rallit sõitnud sellisel tasemel, et jääradu, ringrada, aga ta oskab väga hästi analüüsida ja ta saab minust väga hästi aru, et ta teab minu nõrkusi, minu tugevusi ja selle põhjal ta oskab väga hästi mind suunata, kuhu on vaja. Et ma arvan, et tema tunneb mind hetkel vähemalt kõige paremini, et ta teab, mis on minu nõrkused ja millele tuleb rõhku panna ja millele tuleks siis keskenduda. No selliseid isa-poja suhteid ralli maailmas me teame väga palju ja üks markantsemaid minu arust võib-olla ikkagi on perekond Solbergid. Ja kui me ikkagi, kuidas ma ütlen, et sealt, kui asjad nagu jooksma hakkasid Oliveril korralikult, see oli see hetk, kui isa löödi rattakoopast minema piltlikult öeldes. Kuidas sul on? Ei, mina ikkagist kuulan oma isa. Vähemalt senimaani olen kuulanud ja hetkel ei plaani küll siis midagi muutma hakata, et... Ja mõtlen, kas isa ise nii-öelda oskab distantsi ka hoida? Ja ta kindlasti, ta hoiabki distantsi, et kuna ta teab, et temal kogemust ei ole, aga ta teab mind ja ta selles mõttes, ta oskab mind nagu siis suunata, aga ta ei oska otseselt võib-olla konkreetseid kõiki seadistusi, kõiki teeolusi hinnata, et selles mõttes need asjad, millest tema ei jaga, seal ta hoiab distantsi ja seal meil on nagu selles mõttes väga kindlalt kokku lepitud, et mida me koos arutame, mida ei aruta, aga ei, ma saan alati talle toetuda, et kui mul midagi on vaja, siis ta on alati käe-jala ulatuses olemas. Vaimse poole pealt on sul keegi abiline, või on sul üldse vaja sükst asja? Oled sa täna ikkagi nii kuidagi külmaga õhuga, et sul pole vaja seda? Ma usun, et väga paljud rallisõitjad ikkagi kasutavad. Jah, seni minul ei ole olnud ühtegi sellist abilist siis mentaalse poole pealt, et jällegi
siis tooks välja võib-olla isa, kellega on vahepeal vaja rääkida, aga ei, seni ei ole olnud. Võib-olla kui tase siis läheb kõrgemaks, muutub asi professionaalsemaks, võib-olla mõni hetk tõesti ongi vaja, aga senimaani ma ei ole vajadust näinud. Mis see sinu ideaalne mõttemaailm on, kui see aasta läheb, see läheb niimoodi ja see on läbi. Mis siis saab? Eks siis ole näha. Kui palju sa ootad seda, et see nii-öelda muutub kogu see WRC kalender, selle nii-öelda, et tuleb see uus ajastu peale? See võib muuta tegelikult päris palju ja vaata, et sinu jaoks ikkagi väga meeldivas toonis. Kindla peale, ma arvan, see keerab kogu asja pea peale ja võib-olla siis tekivad täiesti teistsugused võimalused kõigile sõitjatele ja kõik nii-öelda kardinaalselt siis muutub. Et kuidas see mind mõjutama hakkab, praegu ei oska sellele vastata, et loomulikult võib-olla on see positiivne, võib-olla mitte. Ei, seda ei tea keegi. No, ideaalis me võiks näha ju tegelikult sõitmas 2027 päris mitut eestlast. Kindlasti. Et ma arvan, et Rometil ja Robertil on praegu väga head võimalused selleks, et mina arvan, et see on täiesti reaalne nende jaoks. Ajal, kui meil see podcast eetrisse läheb, loodetavasti veel siis Saudi Araabia ralli käib, Romet Jürgenson on seal kohal ka. Ja. Aga nii nagu sina olid Rally Estonial, ta on mehaanik, et sulle ei pakutud, et mine Saudisse ka. Ei, mulle ei pakutud jah, et eks inimesed teavad, et ma pean koolis käima ja mul on natuke teised kohustused ka, et siis ei panda mulle lisakohustusi. Ütle siis välja ka oma kõige suurem soov seoses rallispordiga. Saada maailma parimaks. Saada maailma parimaks. Ja sa oled valmis, nagu ma sellest jutust olen aru saanud, selle tunni aja jooksul ohverdama selle nimel nagu ikkagi kõik. Jah, selles mõttes, et selle nimel on juba päris kaua vaeva nähtud ja ma ei näe, miks see asi siis praegu katki jätta, et mina muidugi pingutan nii palju, kui ma suudan ja annan endast alati parima. Jaspar, ma väga tänan, et sa tulid ja ilmselgelt sul ei ole võib-olla liiga tihti pidanud olema veel nii pikki vestluseid tegema, aga see käib ka ilmselt selle ala juurde, eriti tulevikus. Kuidas sa üldse tunned ennast sellises rollis, kus sa pead siin aru andma? Võib-olla mitte nii mugavalt kui ralliautos, et aga jah, eks tuleb neid asju ka teha ja suur aitäh kutsumast. Ja edu sulle igal juhul ja ikkagi, ma ei tea täpselt, millal meil eetrisse läheb, aga me saame praegu küsida. Me teeme seda täpselt Saudi Araabia MM-ralli avapäeval seda juttu ja kohe vaatame, kes tuleb maailmameistriks. Kõige parem. Kõige parem, võitku ja tulevikus siis, et sa oleks ka kõige parem. Aitäh sulle, aitäh kõigile, kes Betsafe'i spordipodcasti vaatasid. Elame rallile kaasa, nagu me näeme, autoralli ei kao Eestist mitte kuskile, ühed lähevad ja uued mehed juba tulevad peale ning järgmisel aastal saame juba kaasa elada ka Jaspar Vaherile. Veel kord aitäh ja kohtumiseni uuel kuul.